tere vara hommikut. Täna on 24. detsember. Kõik alles magavad. Maril on kehva olla. Maril on polarik täna hommikul, mis on väga paha lugu. Aga muidu aega läks, sest Miila oli trepi peale kusnud. Kuidas saab Miila trepi peale kusnud? Konkreetselt suur lõik, ma astusin sisse sinna veel. Aitäh. Palun, masikene. Täna on siuke päev, kus me peame oma kallid kanad tuppa jätkama, sellepärast, et me läheme ära, aga ma proovin siia sisse saada, nii et ei, keegi ei tule. No. Ei tüdrukud, praegu keegi välja ei lähe. Ma tulen teie juurde hoopis. Nii. Ja täna on siuke päev, ma ütlen ausalt. Aga ma tõin teile süüa. Teile vaadake, mis ma tõin teile. Kuulge, vaadake. Oi, kui lõbus teil siin saab olema. Oi, kurat, nüüd läks natuke palju. Sööge. Nii, ma panen teile seda toidupoolis siia niimoodi, et nälga siin keegi ei jää nüüd. Aine. Ei, nälgad ei jää, ma tean. Ja ma toon teile juua ka. Ja siis on kõik hästi. See on naljakas ikka või suur. Ühed on nii suured ja teised on nii pisikesed. On nii, jah. Mis siin toimub? Muned parasjagu. Vabandust. Mida iganes. Miks sa oled vangistatud? Anne, see on ikkagi tõesti loll kana ausõna. Mul ei ole midagi öelda su kohta. Aga nüüd sa seal oled. Ja teie sõbrakesed, mis teie teete siin? Teie tahate süüa saada kohe, jah? Ja väike kukeke ka veel. Teie jääte siia igastahes elama. Siin jänestele ka süüa. Noh, sõbrakesed, vaadake, mis ma teile toon. Ma toon teile ka süüa. Jaa, näe, vaata siia. Näe, siis te olete mitu päeva nüüd. Peate üksi hakkama saama. Õnne. Nii et ju te saate ikka hakkama, aga ikka heime ka, jah. No näed. Noh, jaa. Söö. Sööge, kallikesed. Mul on hea meel, et lumi hakkab maha tulema, siis saab normaalselt palju jalu käia lume sees. Muidu on kogu mingi pask igal pool. Ja see mulle ei meeldi. Kanadele ka natukene eilselt India kööki, nii et neile teise spicy järg väga meeldima. Ikka jõululauaroog jänestele ka veel. Kuulge sõbrad, vaadake, mis ma veel teile tõin. Näed sa? No, Toomas, vaadake. Oi, mingi pidusöök teil siin on nüüd. On vä? Tule söö muidugi, sõbrakene. Oi, te olete meil armsad. Ausalt olete armsad. Okidoki. Nii. Muud loomad on talitatud, lapsed on põhimõtteliselt pakitud, kotid on kokku pandud, auto on puhastatud, kummid on täis lastud, aknapesuvedelik täidetud ja võib vaikselt hakata Indreku talu poole minema. Nii et can't wait, ausalt. Ootan juba seda, et sõpru ka kõiki näha. Otsa pidi juba Indrekule oma kallite sõprade juurde. Ma ütlen ausalt, see teeb mind väga rõõmsaks, aga vaadake seda lauda siin. Oota, ma hakkan siit peale ja lähen. See kestab forever, see on igavesti kestev laud. Vot. Ja selle laua autor on Mari. Vot, Mari tegi selle kõik. Ja mis sa siis uhkustasid enda YouTube'is, et vaadake kui ilus. Ei, ta ütleski, et Mari tegi. Väga ilus. Maril oli visioon juba novembri keskel. Väga äge. Uhke. Meil on isegi nimed on pandud, kes kus istuvad ja väga äge. Siin on meie ka. Ilusti siin Kristina ja kõik. Väga äge. Jaa, aga mine. Sulle. Väga mõnus on, tõesti. Teised ei tea, et me tegime grupeeringule jõuludeks siuksed. Jah, ja meil on aasta aega ka nüüd grupeering koos olnud, et... Kui need hinnasillid üle võtta. Jaa. Kui äge. On väga äge, nii mõnus olla, ausalt. On väga mõnus. Sõpradega ikka siuke peretunne, ausalt. Jõuluajaks peseme ikka kõik pudulojused ka puhtaks.
mitte ainult ennast, aga kogemata väga lilla šampoon. See on see blondeerijate šampoon. Jaa, ei no see on tegelikult koerte oma, see ongi white blondidele. Aga see oli nii tugev midagi. Oi. Ja Pesi endale esimese puhtaks. No, mis sa siin nii rõõmsad kalpsed? Meie peame Miilega ära pesema, sest et ta haiseb aga kui ma juba olen siin koera pesus, sa võid mulle neid järjest anda. Pesed ise ära. See on küll hea, kuule, kui ise ära pestakse. Miila! Oota, ma pesen enne enda oma ära. Ja ma lihtsalt üritan aru saada, kus ta on. Sa ütled talle, et ta valmistus või? Jaa, ma ütlen, et ta on. Langesid rünnaku ohvriks jälle või? Miila? Tule. Mine ikka tagasi seltskond või? Kartul sulatas mu süldi ära. Margo tegi ise sülti, nii et Jube hea ju. ma usun, et see hea on, jah. Peaks ka proovima kunagi teha. Kindlasti, kallis. Ma arvan, et sa teeksid väga hea süldi ka. Loodame. Kuusel on ehtid küljes. Margo tõi metsast hästi suure kuuse. Suure selles suhtes, et nagu lai. Jäme, jah. Tihke. Kuidas viisakalt öelda, on. Et mulle meeldib tegelikult see ka, et kui me alguses saame kokku, on Margo ja Tuuli lihtsalt. Ja nagu meie pered, ja siis tulevad järjest tiksub inimesi juurde. Ja teate, see on olnud tegelikult alati mul väiksest peale selline asi, et ma tahan, et jõulud oleks nagu siuke suur, mitte nagu suur üritus võõrastega, aga suur üritus enda inimestega. See on siuke mõnus selline. Et meile Tuuli teeb Miilale jõulukingituse ja peseb ta puhtaks. Malju pandi ka tööle. Sai kõhu täis süüa kohe kartulit koorima. Eluvaim tuli sisse. Jah. Sa võiks mulle selle värska tuua. Ma toon sulle see värska, mõtlesin, ma korra filmin. Koorida nii või? Jaa, ma tavaliselt koorin. Jube kehvad kartulit ka. Lende tuli ka appi. Teevad mammuga koos munad ära. Nii et salati tegu käib praegu. Nii palju sai tehtud, nii palju veel minna, aga Malju tuleb jätkab jälle. Kui sa peaksid seda iga päev tegema? Iga päev kartulisalatit. No üldse jah, koorima ja lõikama. Selle võid tõsi lõigata. Külalitel söödetakse kõik täis, mul on ka kõik. Kallis ma või kohe teha. Ma nüüd toon selle leiva. Sa nüüd ise Leib on nagu see. Beebi. Nii. Sa võid sinna pliida. Leiva tegi ema või tegid sina? Leiva ma palusin jõuluks, et ta teeks meile. See on mega hea leib. On jah? Wow. Me paneme siia peale ja kohe saame lõigata. Halb lugu on selles, et see läheb kahte bloogi, läheb sama klipp. Me peame sinna poole lõikama, sest uksest välja ei lõigata leiba. Ei lõigata või? Mis see toob halb õnne või? Leib saab otsa see? Vanasti eeldi leiba. Ma tahan kannika. Jah. Ma olen nii vannadele need kartulkoored. Kas sa tahad selle määrnega või pasteediga? Pasteediga. Ei, pool, palun. Ei no jah, meie peres on päriselt nii, et minule sellist nuga isegi, ma ei tea, pestagi. Ei usaldata. Päriselt? Ma lõikan kõik näpud ja kõik varbad maha. Kõige olulisem asi on ohutus. Jah, tõsi. Kiirus on teise järguna. Jah, et ma olen kahjuks, ma olen teistes osakondades. Ei taha proovida? Ei tea läheb. Nojah, sa oled meil ikkagi tullu lihtsalt meie gängis ka. Lihtsalt tullu. Mitte ühegi Kreemi sisse laskma siia. kreemi sisse laskma. Oot. Nii, kergelt katki, aga võime proovida, kas siit pealt võtta. No kuidagi nii ta peaks jääma meil. Ja. Ja siis lasen kreemi täis. Okei, ma teen kõigepealt need augud valmis, siis vaatame edasi. Sama nooga. Ja isegi kui ta läheb katki, siis tal on see asi, et kreem läheb sisse, see kreem hakkab tal ise koos hoidma. Et see ei isegi midagi, kui ta saab natukene vahepeal kõlgu. Näitan hetkes ise filmida. Jõudma oma üritusega. Tähendab, mitte lõppu, aukude tegemisega.
ja proovisin, mis ma proovisin Margot siia tagasi saada, aga ei saanud. Ta hakkas mul mingi kartulijuttu rääkima. Ma hakkan nüüd kohe täitma ka neid. Seda, kusjuures ma teen tegelikult elus esimest korda. Mina ei ole ka kunagi teinud. Kas sa tahaksid proovida? Ei taha, aitäh pakkumast. Tüdrukud näpivad tilli. Jah, mina hakkasin nõusid pesema. Nii et... Pääsesin toa koristamisest. Otsustasin, et kõik külalised saad sassist. Ja poisid istuvad kuskil oma tubades telefonidest tõenäoliselt. Nii et... Nii, nüüd on veel täidetud munad jäänud. Paul istub magamistoas ja meenutab neid rahulikke jõule ainult oma perega. Ühesõnaga, kuidagi ma tehtud sain, aga ma ütlen ausalt, mitte väga hästi. Aga küll Margo andestab mulle esimene kord ikkagi. Aga mina ei andesta. Sellepärast, et ma ei teadnudki, kutil on kaalu järgi välja arvutatud, vaatas mu pakki, ütles, et sa oled liiga vähe pannud. Aga no tead, mida iganes. No tšau! Kas te hiilite siin ukse taga? Kuulate salajuttu? Häid jõule! Ei, ega ta ei saa jalga tõsta. Kuule, vaata. No näe, vaata. Näe. Miila, tule vaata, mis seltskond siin koos nüüd on. Kui hästi siin lõhnab. Margo küpsetab meile ja need lõhnad on seal köögis lihtsalt nii super head, et can't wait. Inimesed võiks kohale tulla ja ma saaks süüa. Lõikame selle nüüd ära sul. Ei, need... Said lahti juba lõigatud? Ma lõikasin ära, aga ma lõikan need... My hair! Kus? Kristina tuba on siin eespool üldsegi. Ei, sul on number 1 tuba vist. Ja sul oled number 1, jah. Nii. No, you are number 1 tõesti. Vaatame suuruste järgi ja natuke võib-olla peab lihtsalt lõikama. Vot. Meil on aasta aega meie salajasest organiseeritud kuritegevuse grupi loomisest. Ja siis, mis on ülisalajane, eks ole. Keegi ei tea sellest. Ja siis meil on üks siuke vahva pilt meie pulmast. Ja see vahva pilt läheb nüüd... Minu meelest sa pidid lõikama täpselt ääreni. Sa lõikadki. Ma tean täpselt. Nii. Nii näita. Ideaalne. On neil, jah? Ideaalne. Jah. I love it. Miks ei või pilli? Väike leegi heite kätte. Et saaks küünlad põlema. Ma siin asetasin, ma arvan, et see on hästi küll. Miks sa pead alati filmima? No see on elus jõuke, Marta. Olete kõik nii üles löönud, jah? Ja, täpselt õige. Nii, minu peo jääb kuubikud kohta. Lasta pankse lahti, et ega pankse võib... Tulge siis haarake oma klaasid ja... Tiina on. Ulata Rikile siis. Aga häid jõule kõigile! Jaa, häid jõule! Mina polnud siin teie ei saa enam öelda mitte midagi. Häid jõule, Marta! Lõpuks ole. Ja ma toon kohe keldrist lastele ka mulli, nii et kui me laualt... Ma ei joo alkoholi. Ei, ma toongi laste mulli. Siis kõik saavad. See on alle A hetk. Aamenu! Võib-olla see on natuke hea, aga... Nii, Sellega seguvad. Sai oma lapse tagasi. Miila ise ei ole väga kõige Aga tema on täiesti, sest mingisugused tahtsid võtta. Ma tulin Margole köögitoimkonda appi. Ülejäänud kõik istuvad. Mitte, et oleks abi vaja, aga ma lihtsalt tulin. Ülejäänud, nad ei istu, neil ei ole tuult ühendil, kõik on ju olemas. Ei, muidugi, jook olemas. Ja kohe läheb soe ja külm on meil ka valmis, aga ei ole näljastele ja mõtet külma anda ennem, et anname neile soe toidu, siis jääb pärast nokkimiseks jääb see külm. Vot, et kell on meil nüüd 6.15, kõik on kohal, kõik on väga äge. Ei ole, Marti ei ole veel kohal. Aga jah, me oleme siin köögi poole peal. Ma ütlen, mulle meeldib siin rohkem, siin on hea soe, siin on väga mõnus.
ma sellepärast panin kapsa, panin selle peale. Sellepärast ma panen, et saada panni peal ta pruuniks ilusaks. Oi, sa tegid eriti suure koguse kapsast peab põhja saama. Ja, et ta läheks muidugi. Siis on ägedab, mõnusab natuke. Õige mekk tuleb siis, kui põhja läheb. Ja kõik on Margo kätetöö siin. Okei, neid tutsutasin mina, aga pasteet on tal ise tehtud, rullid on ise tehtud, muna on ise tehtud. Kõik on Margo tehtud. Ja Margo teeb väga-väga hästi süüa, nii et ma saan aru, miks kõik ootavad seal. Kas tulla seal? No, see on koorekaste või? Jah. Leidsin pohlamoosi. No vot. Et ega 24. detsembril on väga raske leida abijõudu, nii et sa pead ise tegema. Ei no leidsite tegelikult, ma tulin teisest toast laua tagant istumas. Suurepärane valge särgiga, Kestelmann on kohal. Köögis vaatame kohe, kas asjad on valmis. Natuke veel minna. See on maailma. Päriselt, see on kõige parem käside leib. See on tõesti. Ma tean, sellepärast, et mu ämbarg see suhkruga sisse. Võt on jah, tõesti magus on. See annab talle selle mõnusa. See on väga hea leib. Et noh, nii, kannikad on meil kõige paremad, nii et need lähevad ka. Ja no surnud oleme enne, kui otsused. Aga Andrei on ikka püsti. Oota, aga teeme veel ühe. Tahan seda näha, mis mood see segati. Kas ma panen isegi natuke ma panen pärast sulle. Ma ütlen vahepeal taustaks, et Kristina nuriseb juba seal. Kus on söök? Ma ütlesin küll seda Margo lauset, et jook on ju lauas, milles asi on, aga kõik on juba plämmis seal, nii et... Mis keel on siis? Nii. Ei pea spetsiaalselt. Nii, need on näinud seal. Nii, sõbrad, meil saadeti leiba. Saunas kuskil istusid jah? Meie suvepäevadel. See on maja ees. Anna pasteed. Murdu filmi. On teerolle või? Kas ma pean hoidma seda? Mõtlesin, sa võtad Ma selle. jõuan hoida siin peal. Jõuad jah? Ja see on jah see, kus ma... Sellepärast, et kui meie Margoga kokku saime ja lapsi kui meie hakkasime Margoga lapsi tegema, ehk siis nagu kohe, nagu sekundi pealt, vabandust, mu lapsed, siis Margo ütles, et tema tahab taluelu ja tema tahab, et 5 last jookseks ringi. Mina ütlesin, et sa oled napakas. Ja noh, me jäime 3 peale pidama, võtsime koerad ja muud loomad ja nii edasi. Aga siis me leidsime ülihea lahenduse, kuidas lahendada see, et sul oleks jõuluõhtul kilkeid täis tuba, laste kilkeid, rõõmu ja naeru. Ja me võtsime omale sõpradeks Mallu ja Märteni. 8 lapsega. See oli parim otsus, mis te kunagi teinud olete. Tasa. Kallid inimesed, ma pean paluma, et oma lapsed siis ära saadaksite, kui te ei taha nende lapsepõlve ära rikkuda. Nii et ma annan teil paar sekundit aega. Nii, aeg peab olema läbi. Igastahes mina lähen nüüd elus esimest korda jõuluvana tegema, sest päris jõuluvana lihtsalt ei jõua igale poole. Ja siis ta kirjutas mulle, et ma läheks tal appi. Nii et ma lähen appi. Sätti nüüd ilusti valmis. Hea on, et ma olen aasta aega vaeva neid juurde võtnud, et oleks ikka kuradi jõuluvana mõõtu. Originaali lähedane. OG. Nii. Ja teate, mis kõikidel jõuluvanadel ei olegi suur habe. Ma olen ees noor. Alustatud teil ei ole, jah? Nii, näen normaalne välja nii. Jaa, väga äge, jah? No näed sa siis. Ta oli. Oota, tule maha tagasi. Ma arvan, see täitsa müüb ära, jah? Peaks nagu toimima ilusti. Tea, kas on või? Marta! Tuulit ei olegi, mul see su koti maha. Seda jama küll tee. Ei, küll ta tuleb. No nii, aga Marta tundub, et see on sinu, sa oled ju harjutanud. Marta, just nii. Marta! Teised kotid ka, jumal. See on ümber läinud ju. Ma panin valesse majja hooga. Keed on laiali. Ma panin hooga valesse kohta. Nii. Ega see juba õhtu lõppu juba. Tuli külla peenmees, tuli tuppa, istus maha, küsis, kes nüüd kinke tahab. Ma ei taha kinki. Hurraa! Ma ei proovi midagi näha. Väga ilus oli muidu. Väärtus oli nii hea ju.
Lende. sul lastel viga järsku . Lende . Marta läheb ees , vaata siis . Bonita . Trennis käib . mis trennis käib ? no näed siis . No nii , Davai , cheerlead'i meile nüüd mis siis . laulu me laulame ? mis sa tahad , me paneme sulle . see üks korralik . ega ma ise ka ei taha tegelikult näha seda , mis nad seal teevad . minult salmi küsi . 3 aastat mees . bitter lapsevanem , aga ma ei annaks ühelegi nendest praegu pakki kätte . ausalt . sa saad ju minna ära kiskuda neid käest . ma kisun ta pärast . teenib see välja . on alandav . aga sul on luuletused peas . no sa oled juba nii vana , et sa ma ei olen pea . räppar . tuleb jõu . nii , see võib ka teile kott olla , jah ? Tiina . nii . väga pikalt veavad saani , jõulud taatse täis on maani . eile põdrast vorsti tehti . noh , aga mine tee jõuluvanale patsi . sa ei taha ta karda . Pillu laulnudki , Kelly laulis . Aisa kell , kella . pead sööma sellepärast , et meil on suumist , et on nii palju . ei no , varsti sööme . teed me sööme . Marikul . musiroll . nii . Need on meie uued tehnoruumi kanad . oh , oi kui armas . ei , minu omad on kõik surnud . kõik on surnud . kuule , see on küll väga äge jõulukingitus . see jah , aga tegelikult Sellepärast ongi inged su karnisuppi või midagi , kui rebased tulid murdma . ruttu said ära . oi kui armas . ja siis mille järgi sa aru saad ? Tuuli ja Margo kinkisid meile uued kanad , õigemini Maljule . uued siidikanad . väga armas . ma tahtsin seda . ma tean , sest et kui ma elasin üksinda , mul tihti läks vaja seda . Toolset . nagu seal on natuke väike kruvikeere , väike Jah. haamer . jah . Läheb ikka kusjuures vaja . mu sõbrannal oli ka roosa see . no ma tean , et see on nagu kinda mõte , aga mul läks väga vaja seda . seda läheb vaja . see , et on vaja siis kohe . aga kas , miks ? ma tutvustan sulle ise siis . näete , ma tahtsin küll seda roosa . tahtsid onju ? mul ükskord jäi meelde , et sa tahtsid . Kristina vaatab , ma sain roosaga . kes Märdale ? aitäh . aitäh . sain endale sügamiskepi erinevate kätega , mis on väga äge . nii . sa said iPadi , Mari või ? Nice . iPadi . Mallu küll mulle iPadi kinkinud . peale kohale , sellepärast et sa kogu aeg filmid ja siis nüüd ei filmi , kui me teeme kõige olulisem osa . jõuluõhtul lõikame Oi. juukseid . täikammiga . koerte täikammiga . ema , anna korra oma telefon . mul ei ole telefoni . jah , järgmine uudis on Elu24-s , et Kelly oli ravimite laksu all . ma ju tegin . eelmine aasta oli tilk ja , ei , mis sellest Sürtekist enam ? võtsid seda teist ka , see . Clarity. sa käisid juuksuris või ? Hurt my pocket , ütleme nii . ole vait , Märten . ma teen nalja , ei , seda ei tohi öelda . tegelikult see oli nii mõnus ja odav , see kvaliteet , mis sellest sai , vau . kas sa näed , kui paksud juuksed sa oma tütrele Ma tegid tean, ma naljakas. 5 tundi sa seal . oled ise süüa , nagu see ei ole normaalne . ei , mul ükskõik , ega ma nalja pärast jaa , ütlen . ausalt , mul on mingi 3 karva 5 reas ja see on kõik , mis mulle pakutud on . aga usu mind , kui on väga paksud . mina panin , aga neile ei sobi . ei sobinud . mis siin toimub ? vennad läksidki nagu meelega ära . mis toimub ? ööklubi on või ? aga te peate niimoodi tegema .
tegema, et te peate kõik otsustama, et 3 tükki saab ainult sinna sisse tulla. Siis te näete kohe. Aga kas mul ei ole dokumenti kaasas? Mul ei ole dokumenti kaasas, kas ma saan sisse? Jaa, ilma, see on täiesti tasuta. Ma olen väga valmis selleks. Okei, siin on veel rohkem kui maailmas. Aga oli rohkem kui tarvas. Kristjan peame ka ootama. Ja Kristjan tuleb ka. Mine kutsu Kristina palun. Enne keegi sisse ei saa enne, kui Kristjan tuleb. Kristina, me ei saa sisse enne, kui sa tuled. Mina pean ka olema või? Issand, nii ranged reeglid siin klubis. Tiitse! Ma ütlen, ma tõmban selle vlogi nüüd kokku sellepärast, et õhtu on pikk olnud, toas on palav, lauad on, kõik on ära söödud ja nüüd nad tegelevad lihtsalt mingi šampanja joomisega ja see ei ole enam huvitav, nii et hea tööd teile ja homme näeme. Hei, värske liha ei ole tulnud, aga praegu on ainult põska pakkuda. No täpselt, nii kaugele ma olen veidi arenenud. See on see, kuhu ma olen arenenud siin. Aga väike mis oli see, et mul just oli üks Margo. Fuck them bitches. Ja lagude maasti nüüd olete tulid. Muidu, kuhu minek? Kallikene, kus sa roomad? Minu poole või? Minu juurde või? Aga tule edasi siis. Sul on veel pikk tee minna muidugi. Aga nad ei mäleta. Kõik nupud on nagu olemas ja kõik on... Mallo, oota. Mallo, mis sa enda kaitseks ütled? Tere hommikust, kallis Eestimaa. Mina ja Marta oleme üleval. Ja kell on 9 hommikul. Valter ka üleval. Ja ülejäänud magavad. Ma ütlen, äge on see, et laud on puhtaks tehtud. Ma ei tea, kellel see jaks eile oli, aga keegi on väga tubli olnud. Ja nüüd lähme paneme jõe saunasooja ja lähme hüppame jääkülma vette, sest see on traditsioon. Ma näen, siin on veel tublisid ärkajaid. Teate, ma pean ütlema, et mul on alati see tunne, ikka siin on auto, et need õhtused kokkulepped inimestega, need ei pea väga tihti, sellepärast, et eile olid kõik kõvad saunavennad. Mõtlesin, et kell 10 võiks teha. Ja nüüd on siin lihtsalt vaikus. Nii et mul ei jää muud üle siis, kui niisama minna külma vette. Mis siis saunas siis enam siis, kui kõik magavad ja kõigil paha olla on. Lähme ujuma jah. No vaatame, mis olukord siin on. Vesi on väga kõrge. See on ainult tore. Seda võib muidugi öelda, et ega see mingi meelakkumine siin pole praegu ujuma minna, aga pole olla. Ära tuleb see asi teha. See on nagu traditsioon või nii öelda. Nii et ma hüppan sisse ära. Kahjuks mul kaamerameest ei ole, kes seda filmima tuleb, nii et mis siin ikka vaadata, see lihtsalt on inimene külma sees.